Esimene vale ajaloos juhtus Eedeni aias, kus madu sosistas Eevale ja küsis ühe lihtsa küsimuse. Kas tõesti Jumal ütles seda sulle? Ja kahtlus oligi sündinud. Madu ei eitanud tõde, ta painutas seda. Madu riietas pettuse uudishimuks ja kutsus seda tarkuseks. Ning sellest ajast alates me oleme rääkinud tõde varjudega. Meie kutsume neid valgeteks valedeks. Väiksed ja ohutud valed. Aga iga väike vale kannab sama mustrit nagu see esimene vale. See näeb välja nagu kaitsemine. See näeb välja nagu lahkus. See tundub, et me kontrollime midagi. Aga see maksab meile usalduse. Alguses teistega ja siis meie iseendaga. Sest kõige kergem, kellele valetada, oleme meie ise. Kuna me teame, mida me tahame kuulda. Aga see on mängimine mõtetega. Me varjame, et hoida rahu või vaikime lahkuse nimel. Aga ausus isegi, kui ta väriseb, omab ühte asja, mida vale ei kanna. Valgust. Ausus hajutab udu. Ausus hingab. Ausus taastab reaalsuse. Ja kui me lõpetame iseendale valetamise, me ei pea enam näitlema maailma jaoks. Järgmisel nädalal ma tahaksin rääkida maskidest, mida me iga päev kanname. Mitte ainult Volbriööl või Halloweeni õhtul, aga maske, kui sosin vaibub ja maailm jääb vaikseks. Need igapäevased tunded, mida me varjame naeratusega või mul on kõik korras vastusega. Igal nädalal ma jagan lugusid elust, mis võivad muuta su mõtlemist. Tule ikka ja jälle tagasi, sest kusagil nendes mõtlisklustes võid sa leida midagi, millest oled puudust tundnud. Valgus sinus, austab valgus minust. Namaste. Ja ära unusta külastada mu YouTube kanalit Eveli Strickland lugusid elust. Nägemiseni!